Kaunist keskhommikut, head raadiokuulajad ja vaatajad YouTube'is. Täna on stuudios nagu ikka Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ja Europarlamendi liige, Keskerakonna liige samuti, Jaak Madisson. Ja kuna Jaak on meil täna stuudios ja me vahepeal ei ole saanud siin pikalt sellist päevakajalisi teemasid arutada, siis ma sissejuhatuses kohe su käest küsin, et kas sa oled juba Ceutas käinud vaatamas, mis seal toimub? Jaa, tere ka minu poolt kõigile. Käisin isiklikult tagasi lükkamas siis 10 000. Aga tegelikult ei ole ja ei ole lähel plaanis ka minna sinna. Aga kas see probleem on lahendatud seal, tegelikult me ei tea, et põhimõtteliselt Hispaania ametlik seisukoht oli, et esimese 2 päevaga siis 97% illegaalsetest sisserännutest tagasi saetud, seda numbrit keegi pole kontrollinud, seda seadis kahtluse alla ka siis peaminister Pedro Sánchez endine välisnõunik, et keegi pole näinud täpselt nagu andmeid, et kus need numbrid võetakse. Aga kas sa oskad kommenteerida, et kuidas sellised asjad alguses saavad, et kui meil siin Tallinnas oli see suur kriis seoses igavese tule juures toimunud selle marodööritsemiste ja kõige muuga, et kas on organiseeritud ja kuidas sellised asjad juhtuvad, et 10 000 inimesed vist päris niisama omal initsiatiivil organiseerimatult sellist asja ei tee? No alati võib olema keegi eestvedaja, kes mingid inimesi koondab mingisse kohta ja annab suuna kätte, et minge nüüd sinna, et sama asi on nagu igal pool ka immigratsiooniga. Ega kui Valgevene Poola piiri vaata, siis Valgevene selgelt orkestreeris Minskist transpordi Valgevene Poola piirile ja öeldi, et seal on Euroopa. Hakka minema. Praeguse info kohaselt Maroko valitsus oli selle asja üks korraldajatest. Väidetavalt ka Maroko luuretöötajad olid siis nii-öelda immigrandid selle sama massi seas. Seega Maroko on seal ilma kahtlusteta osaline. Hispaania käitumine oli samas väga-väga sõbralik Maroko suhtes, et tegemist on väga heade partneritega, kellega probleemi lahendatakse. Miks Maroko just praegu seda tegi, kindlat vastust ei ole, Maroko pole seda ega ise kommenteerinud. Kiiresti tõmmati jällegi hoogu tagasi. Üks osa väidetav on see, et hetkel Marokol on väga head suhted praeguse siis Ameerika Ühendriikide juhtkonnaga ja Valgemajaga. Ja samas teatavasti Hispaania juhtkonnal ei ole väga häid suhteid Valgemajaga ja pole ka väga paljude Euroopa riikidega. Seega see juhtus nagu täiuslik torm, kus Maroko näitas oma võimu, et ta saab seda teha, kui ta soovib seda teha poliitiliselt, kasutada siis migrant ühe vahendina poliitiliseks surveavalduseks, mis puudutab ka Lääne-Sahara piirkonda, millele on Marokol siis nõudmised. Ja samal ajal, kui Hispaania liiga hakkab suhtlema Alžeeriaga, mis on konfliktis Marokoga, siis Maroko seda kohe kasutab. Ja samal ajal Hispaania ise alles 3 kuud tagasi otsustas legaliseerida 500 000 illegaalse immigrandi viibimine Hispaanias, anda elamisload, mis jällegi tähendab tegelikult see mõjutab ka teisi Euroopa riike, sest kui sul on juba elamisluba ühes Euroopa Liidu liikmesriigis, siis sellega sul on võimalus ka rännata, reisida, töötada, elada teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, sealhulgas Eestis. Nii et, ja kui me vaatame seda hästi kiiret reaktsiooni Euroopa riikide poolt, siis 22 Euroopa Liidu liikmesriiki 27 ehk 22 allkirjastasid kohe väga kriitilise kirja Hispaania suhtes. Ehk et Hispaania enda nagu olukord ei ole just kõige rohkem meeltmööda teistele Euroopa riikidele. Nii et Maroko kasutas ära ideaalse võimaluse, head suhted Ameerika Ühendriikidega. Hispaanial ei ole praegu häid suhted ameeriklastega ja pluss veel siis teiste Euroopa riikide kiire reaktsioon tähendab seda, et ega Pedro Sánchez olukord Hispaanias just kõige meeldivam ei ole ja ka põhjendatult ei ole. Mihhail, aga kas Eesti on sellisteks olukordadeks valmis? Et Jaak praegu kirjeldas, et me võime sattuda täpselt samasugusesse kriisi, väiksemasse, suuremasse, aga ikkagi. No alustame sellest, et see olukord on hea õppetund nii Euroopa Liidule kui ka tegelikult meile. Sest me nägime, kuidas ühe päevaga on võimalik kas korraldada või tekitada sellist kriisi. Et rohkem kui 50 000 inimest lihtsalt on kohal. Ja ma tegelikult ei usu, et
on võimalik 2 päevaga nii palju inimesi korraga tagasi saata. Ja noh, võib pikalt arutada, et kas oli pahatahtlik aktsioon või erinevate asjaolude kokkulangevus, aga selge on see, et kriis on tekkinud. Ja see ei ole esimene kriis ja tõenäoliselt ei ole ka viimane kriis. Ja minu jaoks ei ole nagu arusaadav, miks näiteks minu toetus Itaalia otsusele on tekitanud nii palju pahameelt. Sest minu arvates Itaalia käitus adekvaatselt ja õigeaegselt. Et niimoodi riik peabki reageerima selleks, et enda huvisid, aga eelkõige enda julgeolekut kaitsta. Ja selle asemel, et kasutada loosungeid ala, et vaba liikumine Euroopa Liidus on püha, et on vaja teha järeldusi. Et kui näiteks kas Lätis või Leedus või isegi meie piiril peaks tekkima samalaadne kriis, siis meie peame samamoodi operatiivselt reageerima, nii nagu seda tegi Itaalia. See teine nagu järeldus, mida on vaja teha, et ja kahjuks see ei ole esimene kord, tegelikult siis, kui on suur või väike kriis, iga riik peab arvestama, et kõigepealt kohalikud huvid, meie huvid. Me nägime seda COVID-i kriisi ajal, me nägime seda energeetika kriisi ajal, siis kui midagi juhtub, kõik unustavad ära kõik võimalikud Euroopa väärtused, sealhulgas ka vaba liikumine. Noh, veel üks, ma tuletan meelde olukorda, mida me nägime COVID-i kriisi ajal. Kas keegi vaba liikumisest mäletas? Või siis kaua liikumisest. Igaüks tegeles enda probleemidega ja kui oli vaja, siis piirid kinni, maskid ainult endale ja nii edasi. No ja kui see on objektiivne reaalsus, siis see peaks olema ka meile nagu õppetund, et kui tekib kriis, siis ei ole vaja kasutada loosungit, siis tulebki tegeleda enda julgeoleku küsimustega. Ja viimane asi, see on otse vastus sinu küsimustele, kas me oleme valmis sellisteks kriisideks, ei ole. Kui meil peaks juhtuma selline asi, et siin on korraga massiline migrantide rünnak ja meie jaoks mass ei ole 50 000, meie jaoks mass on 200-300 inimest, siis meie jaoks on päris kriis. Nagu ma mäletan, et kui sõda algas Ukrainas, Tallinn meie juhtimisel avas põgenike vastuvõttu punkti 4 päeva jooksul. Riik avas enda punkti. Möödus selleks ajaks juba 1,5 kuud pärast sõja algust. 1,5 kuud. Ja rääkida sellest, et see on üldse nagu erinevad asjad. Et kui illegaalide rünnak või siis sõjapõgenikud Ukrainas. Et meil ei ole valmidus selliseid kriise lahendada. Ja nagu laiem järeldus. No tegelikult me peame tunnistama, et Euroopa tegelikult massimigratsiooniga hakkama ei saanud. Ja nüüd ma räägin legaalsest immigratsioonist. Ja see pole esimene kord. Ja, et laiemas plaanis, et noh.
aga Jaak, Mihhail ütles, et Euroopa väärtused nagu, ma ei tea, ütleme, et ei toimi. Et kas on midagi sellist... Ma võib-olla täpsustan nii palju, et Euroopa Liidu väärtused ja Euroopa väärtused ei ole... Need ei lange kokku, ma olen nõus. Need ei ole päris samad asjad. Aga sellega ma olen ise täiesti nõus, et kõik hakkavad kohe nii-öelda oma valijate pärast kohalikus riigis muretsema, piirid lähevad kinni, kõik need asjad, me oleme näinud, et see ei ole mitte, et me kujutame seda ette, vaid see on reaalselt juhtunud. Et mida see tähendab siis kogu selle liidu kooshoidmise ja juhtimise kontekstis? Kuidas see Brüsselist paistab sul? No, ega selle Ceuta, selle Hispaania enklaavi juhtumiga ju ega Euroopa Liit ei reageerinudki mitte kuidagi, sest et mida sa ka seal teed. No aga ikkagi avaldusi oli päris palju, et siin tipp-poliitikud tulistasid siia-sinna. Avaldused üldiselt ei maksa mitte midagi, et see on kõik see, mis puudutab solidaarsust ja tolerantsust ja koostööd ja väärtusi, siis need kõik on ju deklaratiivsed loosungid, mis on nagu a priori tehakse, see on nagu üks Euroopa Parlamendi liige Eestis, kes mõistab kõike hukka alati. Et vahet ei ole, mis maailmas juhtub, ma mõistan väga tugevat hukka. Ma nime ei hakka ütlema, aga küll vaatajad saavad aru. Ega hukka võime kõike mõista, võime avaldada solidaarset, tolerantset lähenemist, aga kas see midagi muudab või see ei muuda midagi. Euroopa Liidu senine lähenemine, kuni 2024, kui toimus selline siis võib-olla ideoloogiline ka jõu tasakaalu muutumine Euroopa Parlamendis, oli see, et me oleme avatud. Euroopa Liidu välispiirikaitseorganisatsioon Frontex, mida on rahastatud siis kõikide Euroopa maksumaksjate ühisest taskust, tegeles pigem turismiteenuse pakkumisega kui välispiiride kaitsega, näiteks ka Lampedusa saare puhul, mis puudutab Itaaliat, siis kui Frontexi laevad Vahemerel otsivad migrante, siis mitte selle eesmärgiga, et nad viia tagasi Tuneesia rannikule, kus nad väljusid näiteks paatidega, sest Tuneesia on ohutu riik, seal ei ole sõjategevust ja Tuneesia valitsust väga hästi teadis, et inimkaubitsejad saadavad sadu paate päevas teele Vahemerele sihiks Lampedusa saar ja Frontex siis käis neid otsimas, et tuua nad Lampedusale, mitte viia tagasi siis lähtekohta. Ehk et see ideoloogiline lähtepunkt oli see, et me oleme hästi humaansed, me ei tegele tagasilükkamistega, mis kõlabki võib-olla natuke nõudselt, kõik need pushbackid, et me hakkame jõuga, aga asja probleem on selles, et kui sa seda ei tee, siis sa annad selle rohelise tule, et kõik saavad sisse ja siis koha peal hakkame vaatama, kuhu me neid paneme. Ja siis tuleb järgmisena see, et üks riik ei suuda enam toime tulla, seega siis sellest tuli ka see immigratsioonipakt, kus on sees ka väga selgelt kirjutatud, et tuleb solidaarselt siis kas anda rahalist abi, tehnilist abi või võtta siis kvoodi alusel inimesi endale vastu. Tänane poliitiline olukord on selgelt muutunud, kus kas või Itaalia, aga Saksamaal on see nihe läinud selgelt paremale või konservatiivsemas suunas, kus see valu lävi on ületatud, ehk et sa ei saa neid lõputult vastu võtta, sest et su enda sotsioloogiline tasakaal ühiskonnas on niivõrd viltu läinud, kus sul tekivad väga suured pinged ühiskonnas. Seega see suund ongi olnud täna olnud see, et välispiiride kaitses kõik räägivad rohkem, on rääkinud ka juba Ursula von der Leyen, aga mis see reaalne samm? Kas me anname rohkem volitusi Frontexile, välispiiri kaitseorganisatsioonile, kes on täna tegelikult ei julge täita oma põhilist ülesannest, milleks on välispiiri kaitsmine, sest sul on alati siis väga selgelt vasakpoolsed või sotsialistlikud poliitilised erakonnad Euroopas, kes pistavad suuresti karjuma, et rikutakse inimõigusi, kui teostatakse piirivalvet. Kui me võtame see, mida Poola tegi kas või 2 aastat tagasi, pani selgelt piir kinni. 10 kilomeetri kauguselt piiril Valgevenega tekitati keelutsoon. Mitte ükski inimõigusorganisatsioon, mitte ükski ajakirjanik ei tohtinud minna lähemale Valgevene piiril kui 10 kilomeetrit. Just nimelt selleks, et sul ei tuleks mingisugused aktivistid oma fotokaameratega, et teha siis väga suuri nutupilte sellest, kuidas vaesed migrandid Valgevenest ei pääse nüüd Poola ehk Euroopa Liitu. Ehk et seda ei teki avaliku propaganda survet. 2015-16, kui me tuletame meelde, millest läks kogu Euroopa avalikus härdaks, oli see, kui leiti rannast ühe väikese poisi surnukeha, mis oli traagiline, see oli jõudne, see oli väga kole pilt kusjuures. Aga see oli see pilt, mis pani liikuma kogu selle Euroopa mentaliteedi, vaadake, mis inimestega juhtub. Me peame nad vastu võtma. Kuigi see üks poiss, tegelikult, kelle surm on traagika, oli
ainult üks pisikene näide kogu sellest massist, kellest tegelikult 95% oli noored mehed. Aga see, kuidas see manipulatsioon ja avalik propaganda töötab, oli see, et just nimelt me saime õige pildi esikaantel üle Euroopa, üks poiss sai surma Vahemerd ületades, üritades pääseda sealt kohutavast riigist, koduriigist, pääseda Euroopasse uuele elule, uue lootusega, siis noh, see on õudne, see on inimeste tragöödia, tegelikult isiklikud elud, aga lõpuks see ka Euroopale on ka, ütleme, kui me vaatame olukorda, siis meil on väga rasked valikud ja lõpuks on see, et me kahjuks ei suuda tervet maailma päästa, paraku. Seda me ei suuda, see on tõsi, aga siin me vahetame teemat, loodame, et rändekriisi juurde saame tulla tagasi järgmistes saadetes, sest see lihtsalt on nii oluline teema, aga... Oota, mulle tundub, et siin on üks väga oluline aspekt, et noh, ma väga loodan, et Euroopa Liit kunagi ei unusta, et on olemas sellised mõisted nagu solidaarsus ja humaansus. Ja need on päris Euroopa väärtused, mitte Euroopa Liidu väärtused, päris Euroopa väärtused. Aga nende väärtuste rakendamine tähendab ka seda, et me oleme suutelised inimesi vastu võtta, tagada nendele heaolu ja sellega mitte kahjustada ka kohalike inimeste heaolu. Ja see on minu arvates ka väärtuspõhine lähenemine. Et tegelikult loomulikult, kui me räägime sõjapõgenike taustast, siis nendel ei ole valikud. Kui me räägime, et tegemist on majandusmigrantidega, siis noh, ka nende elu on oluline, aga nende valik on kas halvem või parem elu. Ja kui nemad liiguvad parema elu suunas, siis ei saa toimuda teiste inimeste elu kvaliteedi arvelt. No siin on üks oluline märkus ka, et ega Eesti tundub Euroopast vaadates ka üks halvema elukvaliteediga riik. Malgad on madalad, elukvaliteet keskmiselt ei ole nii, aga siin elab ka väga palju inimesi, kellel on, noh, meil on neid püstiriikaid ka päris palju, et Marokos on sama lugu, ma alles jaanuaris seal käisin, seal on tegelikult ka uskumatut rikkust vaesuse kõrval. Nii et noh, need ühiskonnad on nagu mitmekihilisemad, et see ei ole päris niimoodi, et kõik, kes elavad Marokos, et elavad ja söövad puukoori. No ka Eestis 25–30% ühiskonnast elab kas suhtelises või absoluutses vaesuses. Nõus. Noh, õnneks meie vaesus versus Marokko vaesus ei ole päris samad kategooriad. Aga mida mina tahan öelda, et see on väga oluline tasakaal, mida me peame ühiskonnas hoidma. Me ei saa unustada humaansust. Et no sellepärast me oleme ka eurooplased. Absoluutselt. Aga see võib juhtuda, kui inimesed tunnevad, et nende heaolu, aga tegelikult ka nende turvatunne on ohus, siis mingi hetke inimesed hakkavad tunnustama humaansusest. Ja see on ka see protsess, mida Euroopas on praegu näha. Seega ei saa seda nagu lubada ja seega peab tekkima ka väga karm, pragmaatiline, aga humaanne ja õiglane arusaam. Me ei saa vastu võtta nii palju inimesi, siis me nendega lihtsalt ei saa hakkama. Absoluutselt nõus. Aga nüüd 19. sajandi Euroopa väärtused olid päris humaansed, aga ilusad, aga samas karmid. Ma näen, et see on nii terav teema, et me võiks rääkida terve saate täis, aga meil on 2 väikest teemat veel. Üks nendest tundub isegi suur, ma pean silmas seda, et lätlased on olnud edukad käibemaksu langetajad toiduainetele, 4 toiduainele on see juba langenud. Tulemused olid täpselt see, mida oodati või isegi natukene paremad. Mihhail, mul on nüüd sulle konkreetne küsimus. Ütle palun, millal Eestis langeb toiduainete käibemaks, millal me ikkagi tahame lätlastest ette jõuda, mitte olla sabas sörki? Muidu see on selline väga huvitav nagu lähenemine, et kunagi Eesti Balti riikide seas oli alati
liidri positsioonis. Ja täna seda ei ole. No me oleme enamus valdkondades sabas sörkijad. Ja kui me räägime majanduskasvust ja nendest operatiivsetes lahendustes, mida valitsused suudavad pakkuda, siis tegelikult viimase 4-5 aasta jooksul, et valitsus ei suutnud meile ühtegi sisulist lahendust pakkuda, mis positiivselt mõjutaks majandust ja inimeste heaolu lähtuvalt sellest. Ja ma mäletan, kui on see arutelu aktiivselt käinud, inimesed on kogunud allkirju rohkem kui 100 000, ettevõtted ja ettevõtjad on andnud signaali, et see on vajalik samm, siis meie valitsus, eelkõige Reformierakond, on küüniliselt pakkunud 2 vastuargumenti. Üks, sööge vähem. Ja, sõna otseses mõttes lugupeetud rahandus no ma näen, et minister Jürgen Ligi seda ütles inimestele. Ei, no aga inimesed söövadki, kõik käivad kogu aeg kõhnemaks ja ma tänaval käin, vaatan, kõik söövad võib-olla Osempikut ainult, et muud ei olegi. Ja teine argument, et see on mõttetu. Milleks seda teha? Et niikuinii hinnad kasvavad, kui riik alandab käibemaksu, siis tootjad ja müüjad lihtsalt saavad suuremad kasumid. Nagu see ei tööta. Et teistes Euroopa Liidu riikides töötab, sest Eesti on ainuke riik, kus ei ole kas Brüsselis töötab ka või? ei ole soodsat toiduainete käibemaksu. Varem oli Taani ja Eesti, nüüd on ainult Eesti. Aga meil siis ei tööta. Ja Läti, kuna seal oli kehtestatud soodsam toiduainete käibemaksu just hiljuti, siis nende kogemus ongi võib-olla analüüsiks kõige huvitavam. Ja see analüüs on tehtud ja tuli välja, et hinnad läksidki alla ja mis on kõige olulisem, on kasvanud ka tarbimine. Ehk siis tegelikult riik ei ole midagi kaotanud või pole isegi võitnud. Sest tarbimine käivitab majandust, aga ka isegi Exceli tabelis, kui on rohkem müüdud, siis riik on saanud ka rohkem käibemaksu. Absoluutselt. Jaak, ütle nüüd ausalt, kas sa oled juba Lätis toidu järgi käinud, et kui Lätis on midagi paremini, siis tavaliselt eestlased sõidavad kohe, ma ei hakka ütlema, mis teemadel sinna kõike ostma, et kas sa oled juba käinud? Kui paar aasta tagasi oli õlleralli, eks ole, üle Läti piiri, siis nüüd on munaralli. Aga seal ütleb numbrites ka, et ma tean, veel praegusele rahandusministrile meeldib hästi palju numbrid ja statistikat esindada. Ja mis talle eriti meeldib, on siis tsiteerida näiteks OECD raporteid, et väliseksperdid soovitasid seda, väliseksperdid soovitasid seda uut maksu, väliseksperdid soovitavad ka kinnisvaramaksu. Et mida kõike targad väliseksperdid soovitavad ja siis kohalikud pärismaalased aborigeenid peavad ikka üle võtma kinni silmi, et aga niimoodi soovitati. Siis tegelikult numbritest rääkides, et faktid ongi väga olulised ja Läti puhul, mis tuli nüüd välja viimastel päevadel, kui analüüsiti siis seda tulemust, siis Läti ju otsustas langetada käibemaksu 21% 12%-le 4 põhitoiduaine grupil ehk munad, leib, piim ja linnuliha. Ehk et nendel 4 toiduainel on 12% käibemaks ehk 2 korda väiksem kui Eestis. Et Eestis on 24%. Ja nad eeldasid, prognoosisid, et see peaks langetama 7,44% hinda. Langes kõigis 4 grupis vähemalt selle eeldatud numbri või isegi rohkem. Peaaegu 8%. Umbes 8% langes hind ja ka Lätis on olemas nii-öelda Eesti-laadne konkurentsiamet, kes teostab kontrolli, et kas kaupmehed järgivad siis seda käibemaksu langetamise piirmäära, et nad ei pane seda raha oma taskusse. Ja esimese kontrolli käigus leiti 6 rikkumist 55-st.
ja teiste kontrollide ja järelkontrollide käigus mitte ühtegi rikkumist. Ehk et kõik kaupmehed on järginud käibemaksu langetamist ja lisaks 1 aasta võrdluses tõusis sisetarbimine 4%. Ehk et inimesed hakkasid rohkem ostma, tarbijad rohkem kulutama, hinnad tulid alla rohkem kui eeldati ja kõik töötas. Ja nüüd kaalutakse Lätis seda laiendamist ka muudel toiduainegruppidele. Ja kui sa küsid, millal see juhtub, siis selles mõttes, kui inimesed teevad targa valiku kevadel 7. märtsil ja valivad Keskerakonda, siis see langeb tõenäoliselt järgmise aasta esimese poole aasta jooksul on võimalik see vähemalt osadel toiduainegruppidel ellu viia kiirkorras. Nii nagu tehti see Lätis väga kiiresti. Nii et kallid eestlased, kellel on kõht tühi, sõitke ruttu Lätti, seal on kõik parem. Aga meil on Vaatasin veel üks oluline aspekt, et üks asi on, et Läti võttis vastu otsuse vastu, aga ka tegeletakse ka järelevalvega. Ja teine aspekt, mis on väga oluline, et alguses peale, kui tuli see initsiatiiv, siis oli öeldud, et me eelnevalt kohtume kaupmeestega, kas on katuseorganisatsioon või suuremate kettidega, aga valitsus andis ka signaali, et me kehtestame käibemaksu, soodsama käibemaksu toiduainetele, me loodame, et kasvab ka tarbimine, aga teie kaupmehed peate ka vastavalt käituma. Ehk siis see on seesama dialoog avaliku ja erasektori vahel, aga see on ka väga konkreetne signaal riigi poolt ja ka vastav järelevalve. Lätlastele palju õnne, aga meil on õnne praegu natukene vara soovida. Mehed, rääkige mulle nüüd ausalt, et kellest saab 2. septembril Eesti Vabariigi president. Ma tahaks teada. Täna me saame ausalt öelda, et sinust ei saa, minust ei saa ja Jaagust esialgu ka mitte. Ja rohkem. Jaak on liiga noor. No jah, tegelikult eks me oleme vist ka natukene noored, et sellest oli enne saadet meil natukene juttu, et president peaks ikkagi olema väärikas ja tubli ka vanuse poolest, aga kas see trall, mis praegu nagu toimub, kus tõsist debatti ei ole, ma ütleks, et põhiline küsimus on ju see, et ka erakonnad ei ole... Kas üks kandidaat saab presidendiks või mitte? Kas Ülle Madise ütleb meile ja või mitte? Et see on põhiline trall, mida mina praegu meedias nagu näen. Ja minu arvates, et see on probleem. Et me ju ei aruta, kas meil toimuvad valimised või määramine. Kuidas kandidaadid siis omavahel debateerivad, misuguseid ideid nad välja toovad, mis on võimalikud lahendused, ma ei tea, majanduses, välispoliitikas, mis on ühe või teise kandidaadi pikaajaline visioon. Et me arutame seda, kas ühele kandidaadile on toodud hääled kandikul selleks, et teda määrata, just mitte valida, vaid määrata või mitte. Et see on põhiline arutelu. Ja minu arvates see on juba kontseptuaalne küsimus. Aga see on Eestis sümptomaatiline, sest viimased 2 presidenti on meil tegelikult ametisse määratud. Suuremas plaanis meil on traditsiooniks, et valimised toimuvad kitsas ringis. Poliitikute kitsas ring tuleb kokku ja kas lepib kokku või siis toimub pikem protsess ja lõpuks niikuinii tuleb kokku leppida. Ehk siis, erakonnad peavad olema valmis omavahel kokku leppima ja see kokkuleppe sünnib kitsas ringis. Et see on sisuliselt määramine, ma olen sinuga nõus. Aga täna see on nii sisuliselt kui ka vormi poolest, kui ka kommunikatsiooni poolest, et täna ühiskonnale antakse väga selget signaali. Teil pole nagu asja siin midagi arutada. Te isegi
ei pea kuulama, mida arutatakse, isegi formaalselt, et kandidaadid ei pea midagi omavahel nagu arutama. Me siin lepime kokku omavahel ja kandidaadiga ja siis Riigikogus toimub väike show ja president on sellega määratud. Ja siis keegi rahul ei ole presidendiga, et ta käib Kasahstanis, ütleb seal midagi valesti, siis et ta käib Soomes, ütleb midagi valesti, et no see kahjuks ei sõltu sellest, kas määratakse või valitakse. No natukene poliitikud teevad ka väga huvitavaid asju, vaatamata sellele, et nendel on selleks mandaat või tänu sellele, et nendel on selleks mandaat, aga ma tegelikult arvan, et peavadki toimuma presidendi otsevalimised. Siis keegi ei saa öelda, et kelle president see on. Jah, see on meie president, me valisime. Kas ta on hea, halb, teeb õigeid asju või mitte, et see on meie president. Aga selleks, et seda öelda, selleks peab rahvas valima. Täna see ei toimu. Me siin võime pikalt arutada, et kas üks või teine intriig on õige või vale, nii kaua, kui rahvas presidenti ei vali, et see ei ole rahva esindaja. Aga mina ütlen seda, et Kabes on asjad teistmoodi. Et kui sa tuled Eesti meistriks, siis hakatakse kohe ütlema, et aga vaat seda tugevat mängijat ei olnud siin kohal ja seda ei olnud ja siin sul vedas selle partii, sa võitsid ajaga. Aga suurmeistrid ütlevad, et võidab alati parim. Ükskõik, mis tingimused olid, parim võidab. Selles mõttes ma arvan, te mehed olete ju nõus, et Eesti presidendi saab, kes ta on, seda me täna ei tea, ja mina väidan, et võidab parim. Sest reeglite järgi. Vastavalt reeglitele. Ja, absoluutselt. Kabe võistlustel mul ei oleks ühtegi šanssi sinu vastu. Tõenäoliselt nagu ka sinul taekwondo võistlustel minu vastu. Aus jutt. Ja kõik sõltub reeglitest, vastab tõele. Teak, et sina oled olnud presidendi otsevalimiste toetaja, võib-olla algusest peale, ma ei tea, aga kas oskad öelda, kas Eestis on üldse võimalik, et see muutus tuleb, vastavalt reeglitele, nagu me siin Mihhailiga räägime, või on see selline poliitiline sööt, mis võib-olla siiralt, aga kunagi ei teostu? Ja see on täiesti arusaadav, kusjuures see skepsis väga paljude valijate osas, et rääkige, tegelikult seda ei tule. Ja ma arvan, et skepsis tuleb tegelikult kogu sellest ühiskonna arengust, et ma just mõtlesin ja kuulasin praegu seda praegust olukorda, siis kui me üritame minna nagu ajaloos natuke tagasi, nagu ikka vanasti oli rohi rohelisem ja taevas sinisem, siis veel näiteks 2001. aasta valimistel, 2006. aasta valimistel. Toona olidki päriselt valimisdebatid presidendikandidaatide vahel. Seal oli Riigikogu esimees Toomas Savi, professor Peeter Kreitsberg, Peeter Tulviste. Väga väärikad, tugevad kandidaadid, käis omavahel võitlus avalikkuse ees ja siis loomulikult samamoodi erakonnad omavahel üritasid kokkuleppeid teha, aga mis toimus ka suuresti oli see valijameeste läbisõitmine, üle Eesti inimeste veelmine. See oli kampaania. See oli ka valimiskampaania, et millise presidendi taha tuua hääled. Täna on probleem selles, et kogu avalik see maine või kogu see renomee on läinud niivõrd halvaks, et ükski nagu selline või väga vähe inimesi, kes on piisavalt tugevad, väärikad, oratoorselt head, nad ei tahagi välja tulla, sest teavad, et lastakse sõela põhjaks. Alati on erakonnad, kes tegelikult mõtlevad järgmiste valimiste peale, neid tegelikult ei huvita, millise presidendi me päriselt saame, vaid nad mõtlevad eelkõige lühiajaliselt puhtalt oma enda isikliku kasu peale selleks, et kui palju töökohti me suudame säilitada peale järgmisi valimisi. Ja see on suuresti muutunud, ma arvan, siin viimase 10-15 aasta jooksul ja see on üleüldine, see on presidendi valimistega. Kui meil on võimalik, et meil on, see on kogu riigi, ma arvan, see näitab tervise või sukast nagu seisundit, et see on samamoodi ülekantav olukorda, kus meil ongi võimalik, et Euroopa riigis on rahandusministriks inimene, kes, ma ei tea, alavääristab, mõnitab näiteks Tallinna linnavolikogu esimeest Kõlvartit. See üheski normaalses väärikas riigis oleks see kohe avalik meelepaha selline, et vabariigi valitsuse minister ei saa seda teha.
meil ei oleks võimalik, et välisminister käib tantsimas Gruusias mingitel lavalaudadel opositsiooniga. Ükskõik, kas sulle meeldib või meeldi isiklikult, see lihtsalt minister ei tee seda, eriti välisminister. Aga meil on see võimalik. Ehk et see tekitab selle olukorra, kus tegelikult väga palju väärikaid, tugevaid inimesi ei taha tulla poliitikasse. Aga kui nemad ei taha tulla, siis kes asemele jäävad? Jäävadki Tsahknad, Tarod ja Ligid. Ja see ongi selline nagu nullsumma mäng lõpuks, see on surnud ring. Et nemad jäävad sinna ja sest ükski normaalne inimene ei taha enam tulla. Ja see on sama asi siis lõpuks nagu presidendivalimistega, et tegelikult keegi ei julge tulla ja siis lõpuks sul on mingisugused, võib-olla üksikud kehkempüksid, kes siis tulevad suurelt, aga mina tahan, ja siis nad jäävad elu võimalust saada võib-olla presidendiks läbi suure õnne, kuigi nad teavad, et ühe tugeva konkurentsi puhul ja otsevalimiste puhul neil poleks elu sees võimalust. Mis tähendab seda, et kui sa küsid, kas on võimalik see olukord muutuks, ma arvan, et ega see olukord saab paraneda ainult siis, kui me tunnistame probleemi. Esiteks probleem on täna poliitilises kvaliteedis. Ja tihti probleem on ka selles, et kas valijad lasevad ennast teile ära petta, ära tinistada mingite odavate magusate valedega ja kas nad karistavad poliitikuid nende valede ja tegemata jätmiste pärast, kas või järgmise aasta kevadel. Teiseks, mida teeb järgmine koalitsioon, millised erakonnad moodustavad koalitsiooni ja see eeldab põhiseaduse muutmist ja presidendi otsevalimine tähendab põhiseaduse muutmist kahel viisil. Kas seda tehakse läbi 2 Riigikogu koosseisu, mis on väga riskantne, kuna me ei tea, mis tuleb 2031 valimistulemused. Kas siis järgmisel aastal kokku pandav koalitsioon, kes tahaks näiteks teha presidendi otsevalimised, korraldada 2031. aastal pole veel võimalik siis sellisel juhul, sest ka järgmine Riigikogu koosseis peaks selle heaks kiitma. Ja teine variant on korraldada referendum, siduv referendum, mis siis annaks aluse põhiseaduse muutmiseks. Ehk mis annaks teoreetiliselt võimaluse korraldada presidendi otsevalimised 2031. aastal otse ja see eeldab siis varasemat põhiseaduse muutmist referendumiga. Aga see eeldaks ka siis suuremat põhiseaduse tegelikult remonti, sest kuna see on põhiseaduslik institutsioon, täna ei ole väga konkreetselt ära määratletud näiteks ka presidendi roll välispoliitikas, see on pigem selline koostöö välisministeeriumiga ja samamoodi täna meil on väga suured lüngad, mis puudutavad erakorraliste valimiste esilekutsumist. Ehk et 92. aasta põhiseadusega võeti väga konservatiivne suund, et ei oleks ebastabiilsust poliitilises sfääris, mis on ka aru saada tegelikult, et meil ei oleks päris nagu Läti olukord või Bulgaaria olukord, kus on sul, ma ei tea, erakorralised valimised igal aastal. Samast see on üks äärmus, meil on vaja tegelikult jällegi tasakaalustavat lähenemist, kus ei oleks võimalik, et olematu 12% toetusega valitsus, ütleme käsi või laseb ja poob ja teeb seda, mis vähegi pähe tuleb, kuigi ühiskonnas tegelikult neil toetust ei ole, aga maha ka võtta ei saa, sest et ühtegi mehhanismi erakorraliste valimiste esile kutsumises ka presidendil täna ei ole. Et see eeldab tegelikult, ütleme, võib-olla Soome olukorra põhjalikum analüüsimist, et kuidas on seal otsevalimistega presidendile antud ka mingisugune sisuline juriidiline võimekus olla siis suurem esindajaga välispoliitikas koos välisministeeriumiga ja samal ajal kuidas olla tasakaalustav jõud siis päevapoliitikas juhul, kui tegelikult avalikkuses puudub enam tegelikult toetus ametis olevale valitsusele. Ja viimane lühike küsimus, Mihhail, sulle, et kuidas on võimalik, et Eesti kõige populaarsem president läbi aegade küsitluste järgi Lennart Meri aastal 2001 andis ametist lahkudes sisse otsevalimiste eelnõu ja mitte midagi ei ole toimunud. Isegi korda pole paremaks tehtud. Kuidas see on võimalik? See oli ja on poliitikute valik. See ei ole inimeste valik. Seda on otsustanud poliitikud ja tänases olukorras ainult poliitikud saavad seda muuta. Ja ma arvan, et see võiks olla ka üheks teemaks ka Riigikogu valimistel. Suur tänu Keskhommikut kuulamast ja vaatamast. Täna oli stuudios Europarlamendi liige Jaak Madisson ja nagu ikka, nagu alati, Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, mina saatejuhina Janek Mägi. Kuuleme jälle nädala pärast.